Tere ilusat hommikut! Käes on järjekordne pühapäev ja aeg on meie pühapäevast mõtisklust läbi viia. Ja täna ma siis mõtlesin selle peale, et räägiks natukene vastupanust. Et mis asi see vastupanu on ja mis seal veel nagu on. Et ma usun või ma arvan teadvat, et kõik inimesed on moel või teisel oma elus mingil etapil või kas või mingil ühel ajahetkel millegi suhtes seda vastupanu tundnud. Ja et mis asi ta siis on ja mis ta siis tähendab. Ja tavaliselt ütleme, kui nüüd mõelda nagu hästi mustvalgelt või pragmaatiliselt püüda nagu lihtsustada seda, siis enamus inimesi nagu käitub kahel viisil. Vastupanu kas halvab neid, see tähendab, et nad ei tee midagi, või nad hakkavad jõuga asju ära tegema. Ja nüüd siin on nagu veel mingid asjad, et kui sa nüüd jõuga hakkad asju tegema, siis sa saad asjad küll tehtud. Aga sa ei teadvusta neid sügavamaid kihte. Kui sa tardud ja kui sa nii-öelda mitte midagi ei tee, hakkad edasi lükkama, hakkad venitama, siis seal all on samamoodi, sa hoiad seda venitamise taktikat selleks, et kulutada oma energiat selles vastupanus olemisele, mitte olukorra lahendamisele. Ja et mis asi see vastupanu on, et miks me üldse teda nimetame vastupanuks? Kindlasti saab seda seletada erineval viisil ja selleks on 10 erinevaid võimalusi, kuidas seda saab seletada. Aga kui sa kujutad ette või kui sa püüad nagu kaasa mõelda selliselt, et meil kõigil on sünnihetkest kuni tänase päevani välja kujunenud mingisugune oma maailma mudel. Ja see mudel tingib selle, kuidas meie saame asjadest aru. Mis on meie jaoks hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale, mis on normaalne, mis on ebanormaalne. Tavaliselt see maailma mudel ei sünni ühest sündmusest või ühest nipsust, see kujuneb aastate, isegi aastakümnete jooksul. Ja see on nüüd see koht, et ja mis seda mudelit kujundab? Seda loomulikult me võime sündmused, mis meie elus on juhtunud, absoluutselt on ju. Aga igasugused reeglid, normid, tõekspidamised, stereotüübid, kõik sellised asjad on ju. Kas nad on perekondlikud, ühiskondlikud, sõpruskondlikud, see ei oma mitte mingit tähtsust, kust nad tulevad. Fakt on see, et me oleme need teatud normid ja stereotüübid omaks võtnud. Näiteks, mingi esimene näide, mis mul pähe tuleb, on meie sama Eesti Vabariigi president Alar Karis, eks ole, ütles mingis intervjuus või kuskil mingis saates ta oli ja ütles see, et tema maailmas käib ikkagi see, et kui mees tuleb tuppa, siis võtab mütsi peast ära või vähemalt söögilauas ei istu mütsiga. Aga nooremad inimesed, ta nimetas seal oma poegi, eks ole, et kui nad teismelised olid, et ütlesid, et tänapäeval käiakse eluruumides või siseruumides ka mütsidega. Et see on nüüd see, et maailma mudel on erinev, stereotüüp, uskumus on erinev, eks ole. Samasuguseid näiteid me võime igasuguseid öelda, et ma ei tea, kas noorem inimene teretab vanemat esimesena. Osad inimesed ütlevad, et see on nii. Osad inimesed ütlevad, et mees tervitab esimesena sõltumata vanusest või noorusest, on ju. Siis kolmandate inimeste maailma mudel on see, et kes uksest sisse tuleb, tervitab esimesena, eks ole, sõltumata sellest, kas ta on mees või naine, on ju. Et üks asi, teretamine näiteks, eks ju, aga meil on juba erinevad uskumused seal taga. Ja vaat meil kõigil on selliseid, ja see on üks näide, üks uskumus, kuidas me teretame, aga samamoodi meil on miljoneid erinevaid uskumusi erinevate situatsioonide ja asjade kohta. Mõnega me oleme rohkem kokku puutunud, teisega vähem, aga meil on mingisugune oma nägemus sellest asjast. Ja vaata, see oma nägemus sellest asjast ongi see maailma mudel. Ja kui sa kujutad ette need laste mänguasjad, vaata sellised ämbrikesed on, kus on sellised kujundid, osad on ringikujulised ja siis on mingid 6-nurksed ja 4-nurksed ja 3-nurksed, on ju. Ja siis mingi klotsikesi peab sealt augudest läbi panema, eks ole. Kui minu maailma mudel näeb välja selline, siis mina sealt mingit 4 nurka läbi pressida ei saa. Mul tekib kohe vastupanu.
on ju. Kui sinu maailmamudel on, ma ei tea, kolmnurga suurune või kolmnurga kujuline, on ju, siis sa ei saa sealt seda ringi läbi pressida, eks ole. Ja see tähendabki seda, et meil on teatavad uskumuste süsteemid, aga oma igapäevaelus, suheldes teiste inimestega, tehes oma igapäevatööd, suheldes oma perekonnaga, sõpradega, ükskõik kellega, me puutume kokku teiste inimestega. Nad võivad olla meie lähedased, nad võivad olla kaugemad kodanikud, on ju, aga meil on erinevad arusaamad asjadest, meil on erinevad tõekspidamised, erinevad uskumused. Ja vaata, nüüd on see, et kui mingi asi kuskil toimub või juhtub või kas või on mis iganes variant, ükskõik mille osas, on ju. Ja siis kui see variant, mis hetkel toimub, ei sobitu selle minu maailmamudeliga, vaata siis mul tekibki see vastupanu, sest ma pean hakkama teda kuskilt august läbi pressima, et endale sobivaks teha, on ju. Ja see nüüd on see vastupanu ja see tähendab seda, et kuidas siis sellest vastupanust vabaneda. Noh, muidugi üks võimalus on kaevata sügavale lapsepõlve eelmistesse eludesse ja tervendada seal ja leida need uskumused üles, teha need ümber, see kõik on võimalik, absoluutselt. Teine variant, kui sa ei viitsi seda teha või kui sa leiad, et see on liiga ajamahukas, ka tegelikult sa üksi võib-olla ei saa nii sügavale minna, siis peab teraapiasse tulema, on ju, mis on ka liiga rahamahukas võib-olla osade inimeste jaoks, on ju. Siis üks variant on see, et iseendaga teha asju, on ju. Ja see, mida sa teha saad, kui sa saad aru sellest, mis see sinu maailmamudel on. Ja kui sa võtad seda selliselt, et vaata, kuidas ma ütlen, et meil kõigil on erinevad mudelid nii-öelda, jah? Et me ei pea kogu aeg pressima sealt üksteise mingitest asjadest läbi ja mööda. Et vastupanu ei kao ära kogu aeg pressides, eks ole. Vaid vastupanu kaob ära siis, kui ma olen see, kes mina olen. Ja lasen sinul olla see, kes sina oled. Ja ma ei pea sind muutma. Ma võin ainult rääkida seda, mida ma arvan, mida ma näen, mida ma kuulen, mida ma tunnen, mida ma tahan, mida ma kardan, eks ju. Ma võin väljendada oma tundeid, et ma olen õnnetu, ma olen vihane, ma olen rõõmus, on ju. Ma tahan, et sa seda tead, näiteks, eks ju. Aga ma ei arva, et sa pead kõike samamoodi tegema või samamoodi mõtlema. Et see ei ole vajalik. Ja tähendab, nii kaua kui ma mõtlen seda, et teised võiksid ka aru saada, näiteks ala stiilis, et teised võiks aru saada, et mul on praegu väga rasked ajad, miks nad minust aru ei saa. Nende maailmamudelis ei ole seda. Nad ei pea mitte kõigest aru saama. See on üks asi ja teine asi, kui ma tahan, et nad minust aru saavad, kas ma olen ennast väljendanud selgelt ja arusaadavalt või elan ma ikka mingisuguses illusioonis, et lugege mu soove silmadest, eks ju. Ehk siis tulles tagasi selle juurde, et üks võimalus on siis teraapilisi protsesse teha, et oma uskumusi ja mõtteid ümber kohandada, emotsioonidega töötada, energiatega töötada. Aga teine võimalus on see, et saada aru sellest, et vaata, see on hästi hämmastav see, et nii paljud inimesed usuvad, et kõik on võimalik, kui ise tahad. Ja siis samas nad ei tee mitte midagi selles, et nende elus oleks midagi võimalik. Järelikult nad ainult räägivad sellest, et kõik on võimalik. Nad ei ole selles veendunud. Või nende enda sees ei ole seda otsustavust omada ja otsustavust tegutseda. Ja sellepärast nad ainult räägivad, aga elus mitte midagi ei juhtu, midagi ei muutu. Et kui ma nüüd saan aru sellest sügava, mitte see, et ma tean seda, see, mida ma tean, ei aita mind, et ma sügaval enda sees saan sellest aru sellisel viisil, et jah, maailmas ongi igasugused variandid võimalikud. Nii head variandid, halvad variandid, kõik oma rikkalikes variatsioonides. Ja mina, sina ja tema ja kõik teised, me ei näe, me ei tunne ja me ei ühendu kõikide võimalike variantidega. Aga meil on kogu aeg valikus mingid asjad, kas see või teine. Isegi kui ei ole rohkem valikuid, on see, kas lähen või ei lähe. On 2 valikut. Võib-olla neid valikuid on rohkem, ma hetkel ei näe neid. Ma näen seda 2, kas ma teen või ei tee, kas ma ütlen või ei ütle. Need on ka juba valikud. See tähendab seda, et kui ma näen asju valikutena, võimalustel, valik on võimalus põhimõtteliselt, eks ju. Ma näen asju võimalustel, võimalus teha niimoodi, mul on võimalus teha teistmoodi. Siis sellega, kui ma näen seda nagu võimalusena, ja siis ma valin, siis mul tekib see otsustavus
omada, eks ole, et ma otsustan ära, on ju, et ma valin nüüd selle tee, ma valin selle variandi, ma nüüd ütlen, ma nüüd käitun, ma nüüd lähen, on ju. Et siis sellisel juhul juhtub selline lugu, et sa võtad vastutuse selle oma valiku eest, eks ju. See tähendab siis seda, mille kohta väga paljud ütlevad, et tuleb tegutseda, on ju. Ma võtan vastutuse, et ma teen nii ja siis ma teen ka, on ju. Ja kui ma otsustan, et ma räägin sulle sellest, siis ma räägin ka, mitte ma ei oota, et sa saaks ise aru, on ju. Et see on nagu see koht, on ju. Ja kui ma seda nagu teen, et noh, ühesõnaga ma võtan elu kui variantidena või kui valikutena, siis sellisel juhul ma ei pea kedagi kuskilt ega midagi, ühtegi varianti kuskilt läbi hakkama pressima. Et kui sina paned oma variandi välja, näiteks ütled, et kuule, et lähme homme kinno või ma ei tea, lähme jalgat mängima, on ju. Et tahaksid nagu minna, on ju, et sa pakud mulle 2 varianti näiteks, eks ju. Või ärme võta 2, seda on liiga palju. Ütled mulle, et lähme kinno, on ju. Nii, ja siis mina hakkan, ja sa ütled, et film hakkab kell 7 ja siis ma ütlen, ma küll ei tea, äkki on kell 12 ka mingi film, vaata kell 7 on ikka jõle jama, on ju. Mida ma juba teen? Sa pakud mulle varianti. Mina õudselt tahan sinuga kinno tulla, on ju. Aga ma hakkan juba oma tingimusi seadma, eks ju. Aga tingimused on läbi selle augu pressimine. See on juba vastupanu energia, eks ole. Augu või 3-nurga või vahet ei ole, mis kujundi, on ju. Et see on juba vastupanu energia. See tähendab seda, et kas mulle sobib või ei sobi kogu lugu. Ja kui mulle ei sobi, siis ma annan selge informatsiooni selle kohta, ma tahaksin küll, aga homme mulle tõesti see kell 7 ei sobi. Aga iga muu aeg või mis iga muu päev, et noh, lähme või maailma otsa, on ju. Et sa annad nagu selgeid sõnumeid. Sellisel juhul on see suhtlemine ka selge, seda vastupanu energiat ei teki. Aga kui on see selline venitamine, on ju, ja siis me räägime sellest, et me tahame olla oma elu loojad ja me tahame ise olla, ma ei tea, vabad ja sõltumatud ja kõik. Aga mis vaba ma olen, kui ma mitte midagi ei otsusta? Mis vaba ma olen, kui ma mitte midagi selgelt ei väljenda? On ju? Ma tahan paremaid suhteid oma lähedastega. Ja ma lihtsalt ootan, et nad tuleksid minuga suhtlema. Nad ei tule. Ole ise see inimene, kellega teised tahavad suhelda. Ole ise see inimene. Küsi ise, et kuule, kuidas sul läheb? Pole ammu kohtunud, mis arvad, saaks kokku, teeks midagi, on ju. Või läheks kuhugi, või lihtsalt räägiks, eks ju. Helistame, ma ei tea midagi. Et paku ise variante välja. Ja jällegi teised ei pruugi need variante kohe vastu võtta, on ju. Sest teistel võib ka see vastupanu energia olla. Aga kui sa seda tead, siis see teadmine sulle haiget ei tee, see ei häiri sind, see ei tee sind liimist lahti. Aga kui sa võtad seda, et miks keegi aru ei saa või mul on nii keeruline või see, eks ole, et siis tekib nagu see koht, et sa ise nagu blokeerid ära ennast eelkõige, sest sul ei ole vastuvõtvat energiat, sa ei ole avatud, on ju. Ja avatud ei tähenda see, et ma olen nagu see koerakusetamise post, et kuhu kõik võivad tulla oma solgeämbrit tühjendama. See ei ole see avatus. Aga avatud see, et ma olen võimalustele avatud. Ma olen suhtlemisele avatud. Ma olen variantidele avatud. Ja variandid tähendavad see, et ma ei näe, seesama, mida ma enne ütlesin, ma ei näe neid kõiki variante. Aga kui ma tean, et nad on olemas, siis ma lihtsalt juba eos ei suru neid ära, on ju. Või vaatan siis, mis seal on siis sellist, mis mulle nagu sobib, on ju. Mis on minu jaoks, ütleme niimoodi. Vahet ei ole, kas tegu on kultuuri, kunsti või igapäevaeluga või ükskõik millega, on ju, suhetega või vahet ei ole või tööga, on ju. Et alati tasub nagu vaadata, et mis need variandid on üldse, on ju. Milliseid variante ma näen. Ja see, kui mina näen piiratult, see tähendab, et ma ei näe kõiki variante, et me keegi ei näe kõiki, on ju. Et kui me ei näe kõiki neid variante, ei tähenda, et rohkem valikuid ei oleks peale nende, mida mina hetkel teadvustan. Ehk siis, kui me räägime vastupanust, siis see tähendab seda, et ma tahan ümbritsevat või valikuid või variante suruda oma maailmaruumi. Ja unustan ära selle, et mina ise olen osa sellest maailmaruumist, on ju. Et kogu maailm ei pea mahtuma minu kitsasse maailma. Aga mina võiksin suhestuda avaramalt selle maailmaga, mis olemas on ju.
Ja mida see vastupanu veel tähendab? Vastupanu siis, nagu ma nimetasin, on tingimuste seadmine, et asjad peavad käima minu tingimuste järgi. Ja teine asi, kui on juba tingimused, kontrollivajadus. Ja enamus inimesi ei teadvusta seda, et neil on meeletu kontrollivajadus. Aga kontrollivajadus ongi see, mis seda vastupanu teeb, et iga kord, kui asjad ei lähe nii, nagu näed, jälle ta ei saanud aru. Et see on juba märk sellest, et see kontrollivajadus on. Või see, et miks mina seda tegema pean, et kogu aeg on nagu niimoodi, et see on kõik vastupanu energia. Vastupanu energiaga sa ei loo oma elus mitte midagi. Sa ei paranda mitte midagi, sa ei vii uuele kvaliteedile mitte midagi, sa ei muuda mitte midagi, sa ei tervenda mitte midagi. Saa üle sellest vastupanust, minnes siis teraapiasse, tehes uskumustega tööd või vaadates siis seda, et sina võid olla sina ja teine inimene võib jääda iseendaks. Ta ei pea sobituma 100% sinu maailmapilti. Ja ka need variandid, mida maailm meile pakub, ei pea 100% mulle sobituma. Mida rohkem ma seda nägema hakkan, mõistma hakkan, seda rohkem ma muidugi neid sobivamaid asju endale leian siit ümbritsevast keskkonnast või suhetest või mis iganes tegevustest, eks ju. Et mõtiskle natuke nende teemade peale, et sellised mõtted siis tänasel ilusal pühapäeva hommikul. Mina olen Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja kohtume sinuga nädala pärast. Ilusat päeva!